Tallinn ja pingid. Pinge Tallinnas ju on, aga kuidas seal istuda? Täna mõtlesin lõunapausi veeta Kristiine keskuse taga oleva purskkaevu juures. Ülla, mitmel pingil alkot rüüpavad mehed platsi võtnud. Ebameeldiv, kas ka märkate sellist asja? Või on mõni parmuvaba koht, kus 100% saab rahus olla? Ilusa ilmaga ei tohikski toas juua. Astu ligi, tee tutvust, küsi lonksu. Just ega ma ei hammusta. Istu nende vahele alasti ja lähevad ise ära. Soovitavalt ole mees, kuna naise puhul võib olukord lõppeda õnnetult. Kui see ei tööta, siis määri ennast taga. See peaks 100% töötama. On mingeid õppevideosi või midagi sellist. Ükskord kuidas sealsamas alkopoe nurga taga üks keset kõnniteed maha, teine sõber tal kõrval, keset päeva muidugi, aga viisakad olid vähemalt, sest kui mind nägid lähenemas, siis sõber hoiatas teda ja lõpetas ilusasti kusemise ära. Kuidas istuda? Ma ei tea, Pepu ees ikka. Leidsid ka koha. Kristiine juures ongi karm seltskond koos. Seal Kristiine ristmikupoolsel nurgal asuv alkoholipood tõmbab neid magnetina. Ma arvan, et Tallinnas on väga palju kohti, kus olukord ei ole nii hull kui seal. Ma olen just selle poe trepil näinud oi-oi kui palju kukkumisi Klaasikli saatel, millele järgnesid õige pea kiirabi ja politsei sireenid. Minu terav mälestus sarnasest asjast oli Tallinna kortermaja trepikäigus. Mina tulin ülalt alla, kell oli mingi 10:30 ja alt tuli vastu mees, kummaski käes sõrmede vahel 2 pudelit viina, kokku 4. Igatahes ta libises ja kukkus ettepoole. Refleksid töötasid nii, et käed pudelitega käisid selja taha kokku nagu iluvõimle ajal ning ülemised trepiastmed võttis ta vastu näoga. Pudelid jäid terveks, aga trepikoda oli sülge, hambaid ja verd täis. Tõsi, au talle, ta ise koristas mingi pool tundi hiljem kõik ära, aga pudelid jäid terveks.